see on nagu hea müügimees tuleb, ütleb, et ikka teed ukse lahti, ütleb, et sul on vaja seda. Tahad olla õnnelikum. Siis näitab mingit asja, eks ju. Ja räägib nii veenvalt, et sa mõtled, et täitsa pikki, see ongi vaja. Pärast ostad ära, paned kuhugi köögilaua peale, pärast unustad ära üldse, siis mul ei lähe seda vaja ju. Et kogu see materiaalne maailm, materiaalne energia, vaimne energia, kõik müüvad midagi. Ja kui sa seda kvaliteeti vaatad, eks ju, seda müügimehe kvaliteeti, eks ju, kes on meeldiv inimene või meeldiv poliitik, siis sa õpid nagu seda fassaadi taga, need eeskardivad ära, siis sa saad aru, nagu igast asja tuleb välja, et see ei ole mitte, ma ei taha öelda halb energia, hea energia ka, aga tegelikult on kaupmees seal taga, eks ju. Ostan mind vahetan ja ise ennast ei unusta, eks ju, et põhimõte on ikkagi, et ise mul oleks hästi kõik või minu perel või rahaliselt. Aga vaimsed vendasi vaatad, nad samamoodi müüvad, tulevad ka räägivad nagu, ma räägin õigest transcendentalistist, saad aru, et vennal endal ei ole midagi, sellepärast ta nagu, osad muidugi pseudovaimsed inimesed oskavad küll hästi, seal pangaarve tõuseb ja pärast tuleb välja, et paar pruuti oli ka ja tagaruumis, aga eks inimesed on sellest ära ehmanud, et nii palju on kasutatud siis seda kuuruvärki või vaimsed liidrid igasugused, kus on nagu mindud isegi enesetappudeni ja kõik see rikub jälle selle pildi ära, eks, et saad aru, kes on nagu veedades ka õige kerjus, kes on lihtsalt laisk ja kes on loobunud, lihtsalt ta küsib. Indias ka suur vahe, eks ju, enamus on seal, kes küsivad, lihtsalt saavad aru, et niimoodi saab ära elada, aga siis, kes kohe näha, kes on siis selle loobumuslik, kes käib päevas võib-olla korra, küsib madukaarit, eks ju, annetusi, aga ta ei ole nagu kiindunud sellesse, et seal näed kohe ära psühholoogiliselt ja kuidas ta käitub. Et nii või naa, kõik müüvad midagi, eks ju, lihtsalt see kvaliteet ja siis see taust või sügavus või motivatsioon, et seda tuleb nagu tšekkida, kellelt kui keegi räägib tarka juttu või mis tal seal taga on siis, kas ta võib-olla mõnikord on segu, räägib nagu õiged asju, aga tal on nagu, väike papi ja kuulsuse moment ka seal juures, eks ju. Palju me ikka leiame neid täiesti omagusse püüdmatuid, puhtaid, transcendentaliste, vaimseid inimesi, kes üldse midagi nagu ei taha enda jaoks, eks ju. Aga nad eksisteerivad ja nad on eksisteerinud ja see nagu innustab mind põhiliselt. Ja siis see on see konteksti küsimus, et kui sa pühakirjas vaatad, eks ju, kontekste, siis sa võid vaadata pühakirjast mingit momenti ja täiesti valesti aru saada. Mitte valesti, aga sul on oma materiaalsed arusaamad ja sa vaatadki sealt, ütleme näiteks, et seal on üks osa, kus Kapila räägib, Kapila on jumala kehastus, kes oma emale räägib, eks ju, annab transcendentaalseid teadmisi edasi. Pikk lugu, eks ju, ja ema küsib, et mis on elu mõte, et pojakene, et ma näen, et sa oled valgustunud, et äkki sa aitad mind ja siis ta räägib pikalt ja siis ühes osas ta räägib, kui ohtlikud on naised. Ja siis, kui sa loed ainult seda osas, saad aru, et mis asja, et vihkate nagu naisi või, eks ju, aga kui sa konteksti sügavamale sukeldud, siis isegi meie liikumine on tegelikult naiste liikumine. Selles mõttes naiste, et algne jumalanna Radharani armulikkusest me saavutame Krishna, me oleme nagu sellest aru saanud meie koolkonnas, eks ju, eriti kõik mediteerivad Radharani peale, eks see on algne tegelikult naiselus olenud jumalanna, eks ju, algne ema. Või siis vaatad Jumal Chaitanya enne, kui ta oli juba loobumuslik, eks ju, aga siis ikkagi küsis ema käest, et ema, et ma kuulan sinule, et ema kui algne vaimne õpetaja, eks ju, vedas ka öeldakse. Ühesõnaga leiad miljard konteksti, kui püha on naise energia ja kuidas siis see naise energia, püha energia läbib kõike, ilma selleta ma ei saa ja nii edasi, eks ju. Aga mis siis kontekst on siis, kui sa tahad ekspluateerida, eks ju, oma meeleliseks rahulduseks ja naised ka samamoodi saad aru, et need on seksuaalsed köitvad, eks ju, miks ka mitte väike papp teenida ja panna nagu mehed tantsima nagu nukukesed, eks ju. See on nagu selles kontekstis öeldud. Et selles kontekstis siis Kapila räägib oma emale, et mis on siis selle materiaalse maailma ekspluateerimise ja naise energia ohud. Jälle kontekst, eks ju. Või siis vaatad, et Arjuna, eks ju, et what the heck, et mis asja, et shanti vedades lauldakse rahu ja seal on mingi lüüakse mitusada miljonit venda kasti, eks ju. Et veri ja mis, see õudus kuubis, eks ju. Nagu meil oleks vähenenud sõdasi siin iga nurga taga. Ei, seal uurid konteksti, saad aru, et Arjuna ja siis Arjuna dünastia, Arjuna vennad, eks ju, ja Krishna isegi, valikuvabaduse raames, nad andsid valikuvabaduse, eks ju, teisele dünastiale. Tegelikult oli üks suur kuuru dünastia, aga
aga siis 2 sellist alajaotust, dünastia alajaotust, nad tegid kõik, et rahu, et läbi rahu, nad olid valmis kõikidele kompromissidele, isegi alandavatele kompromissidele. Aga see teine pool oli nii ahne, eks ju, ja see oli viimane variant, lõpuks vits välja, anname vitsa, eks ju. Et see on niimoodi, et lähme nüüd tapma, eks ju, kui meie asjad ei lähe nii, eks ju, ei. Selline alandlikkus, selline, kui sa süvened, eks ju, need sõjamehed, eks ju, see puhtalt pühendunud Raja Rishid nagu Arjuna ja Yudhishthira ja missugune oli nende õilsus ja puhtus, eks ju, kuidas nad tahtsid vältida, eks ju, seda lahingut. Ja lõpuks oli viimane versioon, see on nagu keegi tuleb sinu juurde ka, eks ju, mingi kaikaga, eks ju, tahab kõik ära võtta, eks ju, su pere ja kõike nii, ja siis sa nagu räägid, et ei, et et okei, et võta, aga anna siis mingi variant, seda tuleb nad nii alandlikud. Aga lõpuks sulle ei jää üle, sa pead ka võtma kaika, ütlema, et okei, et me lähme siis elu surma peale, pead kaitsma, eks ju. Et sellised mõtted.